mis sa arvad sellest, kui tuleks nagu tänapäeva kliinikusse, ilukliinikusse ja ma tuleks sooviga, et näiteks tere, sooviksin endale saada neandertaallase esteetikaga nägu. Mis sa arvad, mis protseduure mu peal kasutaks? Kindlasti fillereid on ju. Ja, ma arvan, sest sa pead skulptureerima. Ja. Ma arvan, nina suurendus ka. Jah. Ega see ei ole, kui sa oled nagu mingi kosmetoloog ja töötad filleritega, siis nagu siin kutsutakse ka nagu skulpturist. Kusjuures ma arvan, see on jumala paralleel. Tulevikus skulptor ongi üldse ilukliiniku õde. Aga ma arvan siis nagu mingi need kirurgid sulguks. Sest nagu kirurgide ülesandus on tõeline skulptori amet. Jah, aga võib-olla nemad on siis skulptorid ja õed on siis kes need sketšijad. Jaa, sketši inimesed. Aga rääkides korra veel materjalvalikutest, siis võib-olla ma põhjendan ka nagu, kust mulle tulevad. Et ma ise, kuna me mõlemad valdame neid nagu päris palju erinevaid, aga et antud projekti raames või siis üleüldse, kui tuleb projekt, siis minu jaoks igal materjalil on nagu erinev energia. Ja siis vastavalt sellele nagu, et ma põhimõtteliselt nagu visualiseerin vormi välja, et kõigepealt tulebki peas vorm sünnitada, aga alles siis ma hakkan mõtlema tema nagu legendile. Ja, või siis võib-olla toimub ka enne, aga visualiseerin justkui tema legendi ja mida ta peaks edasi andma ja sealt tuleb ka see nagu materjali valik tihti. Et sellest nagu mingi energia asjast. Aga siin tuleb nüüd see osa, et sa rääkisid enne ka aukudest, ja siis tegelikult on ju minu meelest sa millalgi mainisid ka auku või kaitse või et augu kaitse. Ja võib-olla me saamegi nagu nüüd liikuda selleni, mis sa arvad, mis on nagu see ilu ja ilustandardid tänapäeval, et kuidas need erinevad võib-olla varasemast. No meie otsustasime, et ilu on tegelikult see on vaatenurk. See on kõigepealt idee korrapärasusest. Korret. Ja korrast. Ja milline kord. Ja see on maagiline kord, sest sellepärast, et neil on nagu mingi maagiline funktsioon, et kui mõelda, et kui naine paneb enda peale meiki, siis kuhu ta seda kannab? Need on kõik nagu huuled, silmad ja kui ta nagu ehteid kannab, siis ta kannab kõrvadesse, siis ninaga kaasatud. Või siis siia. Ja nad on avad. Ja avad on ohtlikud, sest midagi nagu võõristavad võib sinna sattuda või midagi ohtlikku. Et meil on hirmus, me kaitseme seda. Meil on hirmus poodiumil nagu mingi meigimat. Ja siit tuleb tegelikult ka nagu see huvitav pööre teemas. Et tegelikkuses, kui me mõtleme tänapäeva ilustandardile, kui pardihuul võib-olla liiga meigitud inimene või näiteks paljud muudavad silmasi või siis kõrvad, mis on nagu täis augustatud, siis tegelikkuses võib-olla see ei ole ainult esteetilise nagu väärtusega, vaid selle mõte on kaitsta ennast ja et justkui varjata ennast, sest et me ju teame väga hästi, et meil on nagu väga nähtav ühiskond, et võib-olla see on nagu huvitav teemale või nagu pööre. Mul tuleb meelde Veneetsias näiteks on olemas mask, mida naine hoiab suus. Milleks? Et ta nagu palju räägiks, vaata. No ja paganismis oli ju maskid on kaitse ja nagu ikkagi loomad teatavad, mis on hingeloomad. Nii et kui me nagu liigame seda maad, siis saab neid teemasid nagu laialt tõmmata
ja laiemalt vaadata. Et võib-olla see kassi nägu ei olegi mitte nagu esteetiline selline perfektsionism, vaid see on paganistlik mask, mis pannakse ette enda kaitseks. Et maskid on üldse võimsad märgid, vaata, vaata nagu vanasti kuskil Venemaa külades oligi niimoodi, et sa nagu segad nagu mingi hane rasva koos nagu mingi kriidiga ja su nägu pidi olema nagu valge. Ja siis nagu sütt ja siis nagu see joonistas sellised nagu kulmusid ja siis nagu peediga siia need põssad. See ongi nagu mask, vaata. Mis kaitseb. Ja just. Ma arvan, et neandertaallase ilukabineti nagu tekkinud on eelkõige meie spekulatsioon ja meie maa, kus me tuleme kokku sinuga ja mille üle me astume dialoogi ja mina nimetaks seda natuke ka, et ma astun oma TikToki maailmast välja ja saan seda sinuga koos nagu, mitte TikToki, aga selles mõttes nagu, et asjad, mis on tegelikult huvi pakkunud, aga me nüüd sest ma tean, et me mõlemad oleme kodus need, kes kasutavad mingi microcurrent device ja nii edasi. Aga et võib-olla... Aga mida me tahame saada? Mis sa arvad? Kas me tahame nagu mingi võita nagu noorust? Kas me tahame nagu olla noored igavesti? Jah, see on hea küsimus. Või siis äkki see on meid lihtsalt väga huvitav kõik need mehhanismid ja need mehhanismid ja võib-olla, või ise olen ka mõelnud, et võib-olla minna selle klaunaažiga lihtsalt kaasa ja saada aru, et kuhu see võib viia. Jaa. Ma korra mõtlesin ka, et nagu, vaata, ilu on paratamatu seotud ka noorusega, vaata, et kui nagu mingi aeg nagu naine, inimesed hakkavadki nagu parandama ennast, et nad tahavad nagu mingi pöörata aega ümber ja et kas see tähendab seda, et vaata, kui inimene saab vanaks, siis ta nagu kuidagi nagu vanadus on veits nagu marasmiga seotud ja siis, kui sa tahad nagu midagi parandada nagu väljaspoolt, siis sa nagu paistad justkui nagu targem või nagu mingi parem inimene. Sest nagu Kreekas näiteks on olemas nagu üks termin kalkogaatia, mis tähendab nagu mingi sisemist ja välisilu. Ja siis nagu nad arvasid, et kui laps sünnib nagu harmoonilisena, et ilu nagu kenana, siis tal on nagu rohkem võimalusi tegelikult nagu hakkama saada eelmiselt, ta võib saada nagu head tööd ja nii edasi. Näiteks meie lemmik Priimägi, kes on hea asjatundja nagu mingi Kreeka mütoloogias, ma tean, et ta nagu paneb ilusaid inimesi ainult ettepoole oma nagu loengudes ja koledad tapoole. Põhimõtteliselt nagu me kasutame olemasolevat hambarstitooli, mida me oleme saanud tegelikult Aleksei Kortini nagu mingi soovitusel. Viimsi koolist. Ja see oli suur ettevõtmine, nagu mingi 5 meest meie jaoks pingutasid meile kõrval. Ja siis ma ei tea, mis meetod see on nagu mingi dekonstrueerimine võib-olla nagu, või nagu rekonstrueerimine, et meil on nagu olemasolevas objekt on olemas, aga meie täiendame seda mingisuguste nagu mingi oma käekirja esteetiliste vormidega. 3D prinditud vormid tulevad sinna ja ka nagu muld, orgaanilised materjalid. Tuleb nagu selline sümmeetriline, koopalaadne, kliinikulaadne installatsioon. Ja lahet on sümmeetriline ka. Mulle meeldib see, et on nagu mingi vasakpool, parempool, keskel on see tool ja paremad käed on nagu sinu teosed, siis vasakad käed on minu teosed ja samas see on nagu üks nagu siuke nagu mingi umbrella nagu mingi territoorium. Et ma arvan, tuleb tugev kujund seal saalis. Ja samal ajal, kui me siin mainime, me tegelikult liidame hästi palju juba eri ajastuid juba seal installatsioonis, et või isegi
eri nagu maailmu, et me toome hambaarstitooja näiteks juba ilukliinikusse, samal ajal me liidame sinna neandertaallase ja lõpuks sinna tuleb ju muldega, on ju, ja et kõik see on nagu selles mõttes juba väike nihestatus ja spekulatiivne. See on kompleksne, nagu ka ilu, vaata. Ilu on ka väga nagu kompleksne nagu termin. Kui sa teed midagi vahastavat, paned seda muuseumisse, see ei toimi, vaata. Et nagu, kui mingi väga ilus inimene kõnetab nagu mingi jama, siis ta nagu kohe nagu muutub oledamaks ja vastupidi, on ju. Et nagu see ilu on väga kompleksne termin, vaata, et nagu on olemas ilus näiteks tegu, ilus kõne, ilus kehahoia ja no, ilus perekond, vaata, mis see tähendab, see on nagu väga nagu mitmekihiline, nagu see ei saa olla lihtsalt nagu mingi pakend. Ja igas kultuuriruumis on see ka täiesti teistsugune, see ilu, mis on nagu ka põnev võib-olla ilu teemal, nagu rääkides, et iluse standard eri kultuuriruumis on täiesti erinev. Aga naljakas on see, et tänapäeva ilmas ilustandard või tähendab, et ilu eri kultuuriruumis, et justkui kõigist saavad üks nägu, on ju. Et me nagu, huvitav, kas sellel on mingi nagu, ma olen mõelnud, et kas sellel on nagu mingisugune tähendus ka, et me kaotame ära kultuurilisi eripärasi nägudes